Kujuta ette, et elad 1300 aastatel Euroopas. Linnad on rahvarohked, kaubateed õitsevad, kuid varjus liigub midagi nähtamatut. Midagi, mis muudab kogu maailma. See on lugu katkust, haigusest, mis tappis kuni poole Euroopa elanikkonnast ja kujundas ümber terve ajastu. Katku teekond algab Kesk-Aasiast. Seal elavad närilised, kellel leidub bakter Yersinia pestis. Kui kirbud neid hammustavad, kannavad nad bakteri edasi. Ja nii algab ahelreaktsioon, mis jõuab peagi Euroopasse. Sest suured karavanid viisid kaupa idast, et seda seal müüa. Tuhande 347. aastal saabuvad Musta mere sadamast Genovasse laevad, mille pardal on surnud ja surevad meremehed. Sadamalinn ootab tavalist kaubalaadungit, kuid seekord toovad laevad endaga midagi palju ohtlikumat kui vürtsid või siid. Nende pardal liigub nähtamatu tapja, katk, mis on juba merereisi ajal laastanud meeskonda. Kui laevad ankrusse jäävad, ei mõista keegi veel, et haigus on juba kaldale jõudnud. Mõne päeva jooksul haigestuvad sadamatöölised, kaupmehed ja nende pered. Nädalatega levib haigus mööda kaubateid edasi Itaalia linnadesse ja vaid mõne kuuga on katk laiali üle kogu Euroopa, muutes mandrielu pöördumatult. Katk levib 3 peamisel viisil: kirpude kaudu, õhu kaudu ja vere kaudu. Kõige tuntum vorm on muhkatk, mis tekib siis, kui kirbud kannavad bakteri edasi rottidelt inimestele. See põhjustab valusaid, kiiresti paisuvaid paiseid, mis olid keskajal hirmuäratavad ja sageli surmavad. Kuid veelgi ohtlikum oli kopsukatk, haigus, mis ei vajanud enam kirpe ega rotte. See levis otse inimeselt inimesele, köhimise, rääkimise või isegi hingamise kaudu. Nakatumine võis toimuda hetkega, eriti rahvarohketes linnades, kus inimesed elasid üksteisele väga lähedal. Lisaks oli olemas ka verine ehk septiline katk, mis levis vere kaudu ja tappis sageli enne, kui sümptomid jõudsid täielikult areneda. Keskajal ei mõistetud, kuidas haigused levivad, mistõttu inimesed ei osanud end kaitsta. Nad ei teadnud, et pisikesed kirbud ja nähtamatud õhuosakesed võivad otsustada elu ja surma üle. Katk muutis kõike, mitte ainult inimeste tervist, vaid kogu ühiskonna toimimist. Linnad, mis olid varem täis sagimist ja kaubandust, tühjenesid mõne nädalaga. Tänavad jäid vaikseks, turud suleti ja isegi kirikukellad kõlasid harvem, sest polnud enam kedagi, kes neid helistaks. Põllud jäid harimata, sest talupojad olid tas surnud või põgenenud. Toidupuudus süvenes ja kaubandus seiskus,
sest kaupmehed kartsid nakatuda. Mõnes piirkonnas suri kuni 70% inimestest. Terved külad kadusid kaardilt, majad jäid maha nagu kummituslikud mälestused. See oli aeg, mil iga päev võis olla viimane. Inimesed ärkasid teadmisega, et haigus võib jõuda nende uksele juba täna. Katk ei olnud ainult meditsiiniline kriis. See oli sügav ühiskondlik vapustus, mis murdis harjumuspärase elu ja sundis inimesi silmitsi seisma oma kõige suuremate hirmudega. Keskajal ei teatud bakteritest ega viirustest midagi. Inimesed püüdsid katku mõista nende teadmiste ja uskumuste kaudu, mis teil parasjagu olid. Paljud uskusid, et katk on jumalik karistus, märk sellest, et inimkond on eksinud ja peab oma patte kahetsema. Teised otsisid seletusi tähtedest ja planeetidest. Astroloogid koostasid skeeme ja väitsid, et teatud planeetide seis toob kaasa haigusi ja õnnetusi. Samal ajal levisid kuulujutud mürgitatud õhust, mida nimetati miasmaks. Arvati, et halb lõhn ise on surmav. Hirm sünnitas ka süüdistusi. Mõnes paigas otsiti süüdlast võõramaalaste, rändurite või isegi nõidade seast. Inimesed, kes olid juba niigi haavatavad, sattusid vägivalla ja tagakiusamise ohvriks. Katku seletamine ei olnud ainult teadmatuse küsimus. See näitas, kui habras võib ühiskond olla, kui seda juhib hirm. Katk ei kadunud üleöö. Haigus taandus aeglaselt, samm-sammult, kui inimesed hakkasid mõistma, et haigeid tuleb teistest eraldada. Karantiinist sai üks esimesi tõhusaid meetmeid. Linnad sulgesid väravad, laevad pidid enne maale lubamist ootama ja haiged paigutati eraldi majadesse. Samal ajal hakkasid linnad puhastama tänavaid, eemaldama prügi ja parandama veevarustust. Kuigi inimesed ei teadnud bakteritest, mõistsid nad, et puhtam keskkond aitab haigust pidurdada. Kaubandus aeglustus, mis vähendas inimeste liikumist, ja katk ei saanud enam nii kiiresti levida. Hiljem sajandite jooksul paranesid elutingimused, hügieen ja arusaam haiguste olemusest. Need muutused ei hävitanud katku täielikult, kuid muutsid selle haruldasemaks ja vähem surmavaks. Katku kadumine oli inimkonna ühine pingutus, mitte ime, vaid järk-järguline õppimine ja kohanemine. Katk jättis Euroopale sügava jälje. Tööjõupuudus tähendas, et ellujäänud talupojad said nõuda paremaid tingimusi ja kõrgemaid palku. Paljud neist kolisid linnadesse, kus tekkisid uued ametid ja käsitööoskused. Linnad hakkasid arenema, rajati uusi turge, tänavaid ja hooneid. Ka kultuur muutus. Inimesed otsisid uusi teadmisi, pöördusid teaduse poole ja hakkasid maailma teistmoodi mõtestama. Katku järel sündis renessanss, ajastu, mis tõi kaasa kunstilise ja teadusliku õitsengu. Kuigi katk oli traagiline ja hävitav, pani see aluse muutustele, mis kujundasid Euroopa tulevikku. Mõnikord sünnivad suured muutused kõige pimedamatest aegadest. Katk oli üks ajaloo suurimaid kriise. Haigus, mis tappis miljoneid ja muutis terveid ühiskondi. Kuid selle varjust kasvas välja ka uusi teadmisi, paremaid elutingimusi ja tugevam arusaam sellest, kuidas haigused levivad. Ajalugu õpetab meile, et isegi kõige raskematel aegadel suudab inimkond kohaneda, õppida ja edasi liikuda. Katku lugu ei ole ainult tragöödia.
see on ka lugu vastupidavusest ja lootusest.